Tere hommikust, mina olen siis Heli Toopi ja JPG matemaatikaõpetaja. Alustame siis tänast päeva. Algab siis viimane periood, mis on siis õpetajatele kõige sellisem väljakutsuvam. Toimuvad ju ühiskatsed, toimub matemaatika riigieksam, on vaja läbi viia arenguvestlused. Aga ilm on selleks imeline, on sadanud kevadist vihma. Nii et vaatame, mis täna siis saama hakkab. Tere hommikust! Õpilased kanname vahetusjalatseid, siis on koolimaja puhas ja teil endal on ka mõnusam olla. Et arvutiga läks päris hästi koolivaheajal. Keeldus mul töötamast. Loodame, et siis Vahur suudab selle arvutiga midagi teha, et mu failid säilivad. Praegu peaks olema konsultatsioon. Vaatame, kas siin on kedagi. Ei ole. Esmaspäeva hommikul on tarvis ka lilled kasta. Üks selline ämbri täis vett kulub siis lillede kastmiseks. Tõusa õppija meeles pea ja eduka õppija meeles pea, nii et siit on üht-teist siis teil võimalik kõrva taha panna. Nüüd on lilled kastetud, on tarvis tunnid ette valmistada. Tuli veel vastused kirjutada, arvestustööde vastused siia tahvlile, sest arvuti ju keeldus minuga koostööd tegemast. Seega on mul täna uus challenge, tarvis võõra arvutiga siis kõik asjad ära teha. Nüüd on aeg vastu võtta saabunud retsensioonid, vastata kirjadele ja ette valmistada tunnid. On siis söögi vahetund, on ju? Vaatame. Lehvitage siis, vlogi tuleb Sihkrile praegu. See on söögi vahetund, õpetajad tõmbavad hinge. Okay. Viimane tund. Olen juba hiljaks jäänud. Aga treppidest saab kiiremini. See on siis täna nüüd järgmine siis konsultatsioon pluss järelseminar, on ju. Meil on siin 2 osalist ja 2 õpetajat, nii et igale osalisele 1 õpetaja. Nii et nüüd saab Jaan siis sõna meil. Kell on 16.50, viimane õpilane lahkus konsultatsioonis. Tegelikult ma sõidan siis koju liftiga. Kevad õhtuti tasub üle vaadata, kuidas lilled on kasvanud päeva jooksul. Viimaseks trenni. Olen siin käinud juba 8 aastat. Kodus tervitab mind kass. Õhtuti ma tegelen enda info sõltuvuse väljajuurimisega. Sügisel tekkis mul mõte, et loeks läbi need raamatud, mida õpilased loevad koolis kohustusliku kirjandusena. Esimene nendest raamatustest oli siis George Orwelli 1984. Selle raamatu lugemise algus oli üsna vaevarikas ja siis ma kogesin seda tunnet, mida arvatavasti kogevad õpilased, kui nad loevad raamatut, mis neile tundub igavavõitu.
aga ma arvan, et ei ole olemas igavaid raamatuid. Igas raamatus on iva ja selle iva otsimine teebki raamatu lugemise põnevaks. Võtsin vastu vlogi tegemise ettepaneku, siis ma tegelikult päriselt ei teadnud, millele ma jah ütlen. See oli päris ekstremaalne kogemus minu jaoks. Sain küll tütrelt soovituse, et kasuta tagumist kaamerat. Aga minu arust on tagumise kaameraga suht võimatu filmida midagi, nii et ma ka ise peal oleksin. Ja kui ma nüüd lõpuks selle materjali siis tütrele üle andsin, siis ta pidi hulluks minema. Ta jändas sellega terve päeva ja ta lõpuks oli sellest täiesti kopp ees. Nii et minu lugupidamine kõigile nendega, kes igapäevaselt videoid teevad. Aitäh, et te mind vaatasite!